ei taha üldse enda kaadrisse ilmumisega seda maastikku rikkuda siin. Aga mul ei jää muud üle, sest kuidagi tahaks oma sõnumi edastada. Kõigepealt tere hommikust. Kell on saamas 4 hommikul ja õige pea tõuseb siis sealt samast udumüüride tagant päike. Ja minul oli selline mõte täna, et kuidagi lõhkuda oma sellist rutiini. See võib tunduda küll minu poolt imelik jutt, sest ma käin rabas väga palju, aga viimasel ajal ma olen tundnud seda, et mul on sellest mingisugusest sellisest algallikast, nimetame seda nii. See mingisugune koht, kust tuleb inspiratsioon ja uued mõtted. Et sellest on natukene puudu jäänud. Ja minu arust see tekib sellest, kui sa veedad liiga palju aega teiste inimestega koos ja sulle jääb sellist iseendaga olemist liiga väheks. Siis kuidagi juhtub nii, et su mõtted muutuvad selliseks, nagu nad su ümber teiste inimeste mõtete näol on. Ja selline omaenda mõtete originaalsus või ainulaadsus kaob ära. Minu arust see saab tulla ainult kuskilt sellisest kohast, nagu ma siin näitan. Et on vaja vaikust ja ma pean silmas siis just sellist loodusmaastiku vaikust. Mitte täielikku vaikust kuskil kinnises ruumis, aga just sellist loodushääli ja sellist hoomamatut ruumi, mida ei ole võimalik lõpuni tõlgendada. Nii et ajul jääb hästi palju sellist tegutsemisruumi. Ja mõtlesin, et teengi sellise hommikuse värskenduse. Tulen päikese tõusuks rappa, teen ühe mõnusa ujumise ja lähen koju tagasi, enne kui see päevane palavus peale tuleb. Sest eriti soojalembene ma ei ole, aga see hommikune värskus on muljet avaldav, mis siin rabas tekib. Pealegi selline niiske õhk toob igasugused lõhnad väga hästi esile. Et see värskus ei ole lihtsalt selline sõnakõlks, vaid see ongi kõik siin kuidagi hästi värske. Lõhnad on mõnusad, kõik on kuidagi seotud sellise sündimise või ärkamisega. Ja siit kuskilt lähevad lendu sookured, küll natuke kaugemal. Kaamerasilm neid ei püüa, aga mina siis lähen siit mööda seda lauka äärt natuke kaugemale, et jõuda ühe teatud kohani, kus vesi on natuke sügavam ja saab mõnusalt sisse hüpata. Ja siin on siis tõesti näha, et need maa lähedal ei ole pilved, vaid see on hästi paks udumass ja kuskilt sealt tagant siis hakkab peaaegu kerkima päike. Vaatasin auto temperatuuri näit oli 8 kraadi ja see võib-olla seletab ka seda, et miks täna üldse udu on ja miks ma üsna teadlikult sättisin selle täna hommiku peale, sest sellised temperatuuri kõikumised on need, mis selle maagia siin välja meelitavad rabamaastiku käest ja tuleb riskida selles mõttes, et teinekord sa võid käia mitu hommikut järjest ja justkui numbrite järgi või prognoosi järgi oleks kõik paigas, siis tegelikult seda ei juhtu, et udu ei teki. Ta on natuke selline kavalpea ka. Aga ma lähen otsin nüüd selle ujumiskoha ülesse. Inimesed tulevad minu arust enamasti rappa ikkagi päikese tõusu nautima ja pilgud on suunatud ilmselgelt selle ilmakaare osas ehk siis ida poole, kust päike tõuseb. Aga minu arust on täiesti omaette vaatamisväärsus just see vastastaevas. Et see, kui violetseks see kõik läheb,
see on tõsiselt äge. Ja teinekord inimesed üldse kuidagi ei märka selja taha vaadata. Et see on siis just see vastas taevakaar päikese tõusule, kus tekivad hoopis sellised külmad ja sinakad toonid vastandina siis nendele soojadele, mis ilmuvad ida pool. Ma pole endiselt veel oma sobivat ujumiskohta üles leidnud, mis oleks mõnusalt sügav, saaks hästi ujuda. Ja kui mul see üles õnnestub leida, siis ma ilmselt ilma igasuguse kõhkluseta hüppan kohe sisse. Sest nahk on juba täitsa märg sellest pompimisest. Ja ma tunnen ka, et eks ma olen viimasel ajal kehale natuke liiga ka teinud. Ja selles mõttes see tänane tulek oli ka selline väga kindla eesmärgiga, et ma tahan sellisel udusel hommikul tulla rappa ujuma, päikest tõusu vaatama, pildistama ja siis lähen koju tagasi. Et see siin ei saa olema selline pikk matkapäev, sest keha on juba viimastest nädalatest kuidagi nii läbi, nii füüsiliselt kui vaimselt. Ja mõtlesin, et see selline tänane hommik on, kuigi see tulek on füüsiliselt võib-olla isegi omaette nagu väljakutse kehale, siis vaimselt ta on ikkagi nii värskendav, et see kuidagi on seda väärt sellegi poolest. Ma olen alati mõelnud, et eks selle vaimse värskenduse juures teinekord ongi hästi oluline ületada teatud füüsiline barjäär. Et sa ei saa kuidagi vaimselt tunda ennast värskena, kui sul ei ole nagu läbi tehtud teatud füüsilist pingutust. Et see on ka põhjus, miks minu arust sellise mugava kontoritooli või kuskil kodudiivani peal istudes niisama olles kuidagi ei teki seda erilist, nimetame seda siis valgustatuseks, sellist ideede pahvakat või sellist erilist värsket olemist, mis võimaldaks sul uute ideede ja sellise värske mõtlemisega edasi minna. Selle jaoks on vaja ikkagi natuke vaeva näha. Minu arust see on kuidagi inimese kehasse sisse kodeeritud. Et lihtsalt vedeledes seda ei teki. Aga see on ilmselt ka väga subjektiivne. Ma olen alati uskunud pingutusse ja sellesse, et tulemused tulevad tööga, mitte niisama vegeteerides. Mulle tundub, et ma hakkan jõudma õigesse kohta. Siin on üks suurem laugas, kus on ideaalne sisse hüpata. Ja mulle meeldib seega, et siin on tohutu aurukatel. Võib öelda, et olen leidnud oma püha paiga. Siia saab mõnusalt sisse hüpata. Ja nahk on ikka korralikult märk ka juba. Hästi palav on olla. Ja ma juba kujutan ette, kui hea see on. Ainus asi, et siin on võib-olla natukene raskem sisse saada kui sellises tsiviliseeritumas kohas. Aga jällegi, väga lihtne on tuua igasuguseid vabandusi, miks ei saa teha. Aga ometigi, kui sa ikkagi väga tahad, siis sa hakkad leidma neid võimalusi. Ja jällegi siin on see sama asi, et sa mingisuguse hea kogemuse saamiseks pead ületama teatud barjääri. Et minu arust jällegi üks hea näide selle kohta on ka see, et taliujumine on muutunud väga populaarseks ja tõenäoliselt väga paljud inimesed läbi selle on ka tabanud ära asjaolu,
et kuigi see võib tunduda esialgu külm ja ebameeldiv, kui sa harjutad end sellega ära, siis ühel hetkel sa hakkadki kuidagi taipama, et see on ainult üks asi elus, kus sul on võimalik läbi sellise ajutise ebameeldivuse pääseda mingisugustesse teistsugustesse ruumidesse, kus sa tunned ennast tegelikult äärmiselt hästi. Ja sama asi kehtib ka minu arust üldse nende hommikuste ja öiste looduses käimiste kohta ka. Väga lihtne on öelda, et sa ei viitsi ja jääd kindlalt oma sellise argipäevase mustri juurde, mingi kell ärkad, mingi kell lähed magama, aga see tähendab seda, et su elust läheb kaduma üks teatud ruum, mis on tegelikult väga eriline ja kogemist väärt, aga sa ei pääse sinna, sest see ei ole füüsiline koht, vaid see mingis mõttes on, ütleme, et ta on füüsiline koht, aga sinna pääsemiseks sa pead liikuma teistsuguses ajalises ruumis. Kisub väga filosoofiliseks siin varahommikul, aga see ongi see loodusmaastike võlu. Et siin tulevadki sellised mõtted, mida sa kuskil niisama kodus pikutades enamasti ei mõtle. Või võib-olla isegi pikutades niisama mõtleks, aga elu on nii kiire, et terve päev on sisustatud mingisuguste ülesannetega. Ja mul tuleb siit kohe üks ülesanne. Mul tuleb siit kohe üks mõte veel, et finantsiliselt räägitakse järjest rohkem sellest, et ütleme, inimeste selline teadlikkus raha kasutamisest ja investeerimisest kõigest nagu kasvab ja on igati mõistlik koguda endale teatud reserve nii-öelda ootamatusteks või mustadeks päevadeks. Aga selle kõige kõrval ma tunnen, et hästi oluline on endale tekitada ka selline ajaline teatud nagu kukkur, salakukkur. See tähendab seda, et sul on mingi hulk planeerimata aega, mida sa kasutad spontaanseteks käikudeks. Ja minu arust see on sama oluline kui see, et sul on kuskil reservis mingisugune rahaline selline võimekus olemas. See, et sul on igas päevas või vähemalt igas nädalaski mingisugune hulk määramata aega, mida sa saad kasutada just nendeks tegevusteks, mis sul hoo pealt kuidagi pähe tulevad, näiteks seesama siin, siis see muudab minu arust elu palju kirjumaks. Väga äge ja selline võib-olla tubli tunne on elada sellist elu, et sul on terve nädal tunnikaupa ära planeeritud, aga sellega sa mängidki midagi maha. Et see on umbes sama asi, et kõik raha, mis sa teenid, kulutad sa mingite asjade jaoks ära, nii et sul ei jää mitte sentigi alles. Et võib-olla tasub jätta midagi selliste kogemuste jaoks ka elus. Mikka mõte jookseb täna? Ühte asja ma pean muidugi ütlema, et ainus õige viis rabas ujumas käimiseks on alasti. Aga kuna igasugused sotsiaalmeedia platvormid ja internetiruum üldse on väga tundlikuks muutunud igasuguste selliste tegevuste osas, siis täna olen ma sunnitud ikkagi püksid jalga jätma ja seda ikkagi püha vaataja nimel täpselt samamoodi. Et olgu see noor mees või mitte, ikkagi püksid peaks internetiruumis jalas olema. Muidu võib juhtuda, et see video lihtsalt kustutatakse YouTube'i poolt ära. Raske elu, loomulikkust ei saa enam näidata. Vesi on vähemalt soojem kui õhk praegu. Ideaalne.
seda ma pean igatahes ütlema, et käi ujumas, kus tahad, aga rabaveele, selle pehmusele ei ole mitte mingisugust vastast, mitte kuskil. See, kui pehmeks ta kuidagi naha teeb ja kui siidine siin sees olla on, see on ikka täiesti kirjeldamatu. Ja praegu on tõesti nii, et ma olen sisuliselt vees soojas, sellepärast, et väljaspool vett on ikkagi, temperatuuri mõttes peaaegu 2 korda külmem. Ma arvan, et vesi on ligi 20, kui mitte rohkem. Ja ma pean silmas just neid pealmisi kihte. Ja siis veest väljas on mingi tõesti 8–10 kraadi ja vaikselt läheb siis soojemaks. Päike tõuseb ja tõusebki praegu. Ketas on sealt tõusmas. Ma lähen ujun sinna Rabasaare peale ja tervitan sealt uut päeva. Ma ütlen, et selliste hommikutega on täpselt see asi, et sa võid otsida ümber maailma kas mingites paikades või mingisugustes materiaalsetes asjades taga seda maagiat või mingisugust erilist elulist võlu. Aga tegelikult see on kõik siinsamas olemas. Kodu ukse taga. Nii, saar on vallutatud. Tulin siis sealt poolt äärest. See on see suur, tegelikult see on hästi pikk laugas ja see siin ees on selline kõige laiem osa sellel laukal. Aga siit poolt saame juba vastu vaadata uuele päikesekaarele. Mul on kahju, et ma ei saa seda fotokaamerat siia saare peale kaasa tuua. Aga mõned hetked ongi sellised, et on hea tunnistada ka seda, et see on mingisugune kordumatus. Seda ei saagi jäädvustada, see jääb lihtsalt iseendale kuskile hinge. Ja ütlen ausalt, oli raske ärgata ka täna. Ma vist sain magada maksimaalselt 1,5 tundi, võib-olla tund aega. Jäin hilja magama. Ja nüüd ilmselt lähen koju tagasi. Magan veel mõned tunnid ja siis tuleb juba päevaste toimetustega peale hakata. Aga nagu ma ütlesin, see on seda väärt. Lihtsalt siin ei ole ratsionaalsele käitumisele selles mõttes ruumi, et neid asju tuleb lihtsalt teha, mitte mõelda, et mis on praktiline või mis on mõistlik. Kui ainult mingisuguseid ette antud parameetreid jälgida või järgida õigemini, siis juhtub nii, et kõik päevad on mingis mõttes ühesugused ja elu ongi korduvate päevade jada. See on väga kehv viis elamiseks minu arust. Aga siin väljas on külm. Ma lähen nüüd ujun tagasi, lähen sooja vette tagasi ja ujun siis kaldale. Tegin endale kaasa väikse tee termosega ja siis juba hakkan vaikselt. No võt. Hommikukoor tervitamas uut päeva. Mul jäigi jutt pooleli, ei tahtnud seda. Sellist asja ei taha üldse segada. Et ma lähen kaldale ja teen väikese tee ja hakkan sättima kodu poole tagasi, sest ma olen saanud kätte selle, mille järgi ma tulin. Ja nüüd juba on tekkinud kerge selline tuuleiil ka. See tähendab seda, et see udu pühitakse vaikselt minema siit. Aga tõenäoliselt seda kõike ei saagi siin läbi video niimoodi kirjeldada.
et visuaalselt võid vaadata, kindlasti see on väga ilus. Aga see, kui sa oled siin koha peal ja kui sa oled kas üksi või väga väheste inimestega, siis sul tekib kuidagi hästi vahetu kontakt sellega. Ja minu arust on isegi, ma räägin sellest hiljem, mõte on nii lahti kuidagi. Kodutee. Triivime vaikselt tagasi tõusva päikese saatel. Natuke tembutamisi ka. Kodusadam paistab. Väike hommikune tee enne koduteele asumist. Ja üks asi veel, mis on täiesti fantastiline täna, on see, et Ravvas ei ole mitte ühtegi putukat ega satikat, kes siin kuidagi lendaks või minu armast verd himustaks. See on üsna harjumatu, sellepärast et kuskil nädal aega tagasi teises Ravvas olles oli meeletu hulk kihulasi. Sääski muidugi ka, aga kui kihulasi on palju, siis sa ei pane sääski tähelegi. Ja tohutu piin oli seal olla füüsiliselt. Aga täna siin ei ole peaaegu mitte midagi. Mina isiklikult ei ole ühtegi sääske. Mul olid autos sääsed, aga Ravvas ei ole mitte ühtegi. Ma arvan, et see on seotud sellega, et esiteks selle niiske udu sees nad ei saa väga hästi lennata, nad ei olegi eriti aktiivsed ja teiseks, kuna temperatuur tõesti täna erandkorras langes päris madalale, siis ei sobinud see ka neile. Nii mitu halba asja koos. Aga minu jaoks on see puhas rõõm. Hommiku terviseks. Vaatame siis, mis see kell on. Kell on 5:01 ja ma arvan, et ma olen juba enne kella 6 kodus teki all. Ja minu arust kõige toredam nende hommikuste või ka öiste käikudega loodusesse on see, et kui sa lõpuks lähed koju magama, nagu ma näiteks praegu teen, ja ärkad siis juba sellise keskpäevasema, kõrgema päikesega, siis äkitselt on maailm muutunud jälle hästi tavaliseks tagasi. Värvid on tuhmunud, meeled ei ole enam nii erksad, kõik tundub kuidagi tuimem ja siis hakkad mõtlema, et kas see kõik leidis aset unes või oli see ilmsi. Et see kõik tundub tõesti nagu selline kauge unenägu, mis peaaegu et ei olnudki üldse kuidagi reaalne. Aga ma usun, et selle tänase käiguga on küll nii, et seda ma praegu ei näinud unes, et ma päikese tõusu ajal ujumas käisin ja selline mõnus udu oli. Ja küllap see sama video siin praegu on ka selle tunnistuseks ja me koos saame selle tunnistajateks olla. Ja selle mõttega ma ilmselt lõpetangi. Ma loodan, et sina vähemasti said siit positiivseid emotsioone ja inspiratsiooni ka selleks, et ise minna suve hommikuti vahel kuskile rappa ujuma ja soovitavalt minnagi kas üksi või mõne hea sõbraga ja võttagi seda kui sellist omamoodi väikest spirituaalset rännakut. Ja nii ongi.
tõmbame joone alla ja kes teab, kus see järgmine vlogi tuleb. Aga üks on kindel, kindlasti ta tuleb. Järgmise korrani.